Umbes 90ndate aastateni olid teadlased täiesti veendunud, et inimese edukuse määrabki tema IQ. Nad avastasid, et kõrge IQ-ga inimestel aju töötleb infot kiiremini, järelikult inimene on võimekam nagu kompuuter ja järelikult ta saavutab ka edu kergemini. Aga me teame täna igaüks vähemalt, ma arvan, ühte inimest oma tutvusringkonnas, kes on väga tark, väga intelligentne, aga samal ajal ta ei saa oma eluga väga-väga hästi hakkama. See ei tähenda seda, et kõik peaksid kuhugi jõudma ja midagi saavutama ühiskondlikus tähenduses, vaid sa näed, et tegelikult ta nagu ei kuku välja. Ta nagu ei jõua oma isiklike pisikeste eesmärkide ja püüdlusteni samuti. Ja see võib olla ka temas endas segadust tekitab. Ja nüüd 90ndatel siis kaks teadlast, Gardner ja Salovey, tulidki välja oma emotsionaalse intelligentsuse teooriaga ja nad ütlesid, et IQ määrab ainult umbes neljandiku inimese võimekusest, et ülejäänud määravadki emotsionaalne intelligentsus ja sotsiaalne intelligentsus, sest et edu saavutamine on alati seotud teiste inimestega, kui sa teiste inimestega ei oska suhelda. Keegi ei taha sinuga koostööd teha, keegi ei taha sinuga suhelda. Inimesed hakkavad eemale hoidma. Ja kui sa oma sisemaailmaga toime ei tule, no kuidas sa oma tegevusplaani siis järgid? Kui sinu tujud ja meeleolud ja emotsioonid dikteerivad, mida sa teed ja mida sa ei tee. Ja emotsionaalne intelligentsus ehk siis tundetarkus tähendabki eelkõige kolme asja. Punkt 1. Võimet teadvustada iseenda emotsioone. Me oleme kõik bioloogilises mõttes ühesuguselt üles ehitatud. Meil on teadvus, meil on mõtted, meil on mõtlemisvõime, meil on emotsioonid, meil on füüsiline keha. Me toimime selle koha pealt äärmiselt sarnaselt. Nüüd mõni lihtsalt näeb paremini läbi neid aktiveeruvaid emotsioone ja nende mõju inimesele ja teised mitte. Ja nüüd siis kõrgema emotsionaalse intelligentsusega inimesed näevad seda kergemini ka läbi. Mida paremini inimene näeb läbi enda juures neid emotsioone, seda lihtsam on tal näha neid ka teiste inimeste juures. Sa võid ju mõelda oma abikaasa, elukaaslase, laste, kolleegide, sõbra peale. Sa tead tema emotsionaalset spektrit. Sa tead, millal on mõtet minna temaga mingitel teemadel rääkima ja mis hetkedel ei ole mõtet. Ja nüüd sinu võime siis aru saada, et mis emotsioon teda praegu juhib, kuidas tema emotsioon paneb teda käituma ja võib-olla ka andestades talle mingisuguseid asju, mida ta oma emotsioonide mõju all teeb, see näitabki sinu emotsionaalset intelligentsust. Ehk siis nii nagu sa ei samasta iseennast oma emotsioonidega, nii nagu väga emotsionaalsed inimesed sageli armastavad teha, õigustavad oma sellist destruktiivset emotsionaalset mustrit sellega, et ma olen selline inimene lihtsalt, aga tegelikult see ei pea päris paika, sellepärast et igal ühel on emotsioonid ja sul on võime alati ju valida oma emotsiooni mõju all, et mida sa teed ja mida sa ei tee, et las see emotsioon olla, kui ta tahab. Ja mida kõrgem see emotsionaalne mõistmine on, seda lihtsam on sul ka näha seda teiste juures läbi. Ja kolmandaks, emotsioonid emotsioonideks, nagu ma just mainisin. Emotsioon rikub tuju, paneb meid halvasti tundma, teeb meid morniks, aga lõpuks need on need emotsionaalsed impulsid, mis sind tegutsema panevad. Kui sa istud koosolekul ja keegi räägib midagi, mida sa ei talu, sa ei kannata enam, siis sa tunned, kuidas see koguneb. Ja ühel hetkel tuleb mingisugune impulss ja kas sa nähvad, võtad telefoni välja, põgened ära ninapidi telefoni, sest sa ei suuda enam selle olukorraga hakkama teistmoodi saada. Võib-olla trambid üldsegi uksi paugutades toast välja, kui mingit muud võimalust seal ei ole. Mõni võib-olla lõhub kodus taldrikuid, loobib telefoni, karjub. Need kõik on tegelikult need järeleandmised oma emotsionaalsetele impulssidele. Ja emotsionaalselt intelligentne, ehk siis tundetark inimene suudabki nendes kriitilistes olukordades, kus on tegelikult mingi sisemine kriis, ta suudab kuidagi moodi neid impulsse paremini valitseda.